Ma pole kunagi sellist varjus päriselus näinud. Minneka. Muide varjus, kurat. Päris hull. Ja tuli tundub ka ebareaalne, eks. Nagu mingi graafik oleks. Jah. Venemaal põleb just praegu riigi suurim naftatöötlemistehas. Venemaa Kstovo linnas Nižni Novgorodi oblastis toimusid 2 juuli öösel plahvatused, mille järel Lukoili naftatöötlemistehases puhkes ulatuslik tulekahju. Ja selle taustal hakkasid lõpuks ka Venemaa Föderatsiooni riigiduumas mässud tekkima. Venemaa võib jääda ilma leivata. Vene võimud vaikivad riigis toimuva kütusekriisi ulatuse maha. See oli Venemaa Föderatsiooni riigiduuma perekonnakaitsekomitee juhi avaldus. Ja juuni lõpu seisuga maksis AI 92 marke bensiin 12 Venemaa Föderatsiooni subjektis rohkem kui selle analoog Ameerika Ühendriikides. Samal ajal uurimisteenistuse käel-käälap andmetel jõudis nende venelaste osakaal, kes kurdavad elatustaseme languse üle 2026 aastal viimase 20 aasta kõrgeima tasemeni. Ja Vladimir Putini jaoks on siin veel üks halb uudis. Naftahinnad maailmaturul on langenud tasemele, mis registreeriti enne sõda Lähis-Idas. See tähendab, et Kremli ülisuured tulud langevad järsult. Samal ajal šokeerib agentuur Bloomberg täna lihtsalt kriiki. Venemaa kasutas variflooti tankeere NATO sõjalise infrastruktuuri luureks Euroopa riikides. Ja just nendel tankeritelt lasid venelased droone Euroopa riikide pihta. Teisest küljest astus Saksamaal kohtu ette esimene ja ainus kinnipeetud kahtlusalune, keda süüdistatakse Nord Streami gaasitoru terrorirünnakute korraldamises. See on 50-aastane Ukraina kodanik Saksamaal. Süüdistatakse Ukrainast loogikas ja sõjakuriteo toimepanemises. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame koos kõiki neid teemasid. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. Võtame nüüd koos kokku lõppeva 2 juulipäeva. Alustan siis uudistega, mis praegu Venemaal toimuvad. Venemaa Kstovos Nižni Novgorodi oblastis toimusid ööl vastu 2 juulit. Just sel ajal, kui venelased ründasid elumaju ja haigleid Kiievis, plahvatused, mille järel Lukoili naftatöötlemistehases puhkes ulatuslik tulekahju. Ukraina droonid ründasid Kstovo Lukoili naftatöötlemistehast Nižni Novgorodi oblastis. Nefteorg Sintez ja pärast plahvatuste seeriat ettevõtte territooriumil puhkes ulatuslik tulekahju ning linna kohale tõusis tihe suitsupilv. Selle tehase projekteeritud võimsus on umbes 17 miljonit tonni naftat aastas, mis teeb sellest ettevõttest suurused 4. naftatöötlemistehase kogu Venemaal. Ukraina julgeolekuteenistus teatas ametlikult edukast löögist Nižni Novgorodi NTV-le ja linna Kstovo Nižni Novgorodi oblastis asuvale Starolikeva liinitootmise dispetšeri jaamale. Sihtmärgini on 850 kilomeetri. Ukraina eriteenistus märkis, et Nižni Novgorodi naftatöötlemistehas on üks suurimaid naftatöötlemisettevõtteid Venemaal. See toodab bensiini, diislikütust, lennukikütust ja muid naftatooteid, millest märkimisväärne osa kasutatakse Venemaa armee varustamiseks. Just seesama Starolikeva tootmisdispetšerijaam on oluline sõlmpunkt naftatoodete põhitorustike süsteemis, mille kaudu transporditakse kütust Venemaa keskpiirkondadesse. Ehk nagu te aru saate, nüüd ründame mitte ainult naftatöötlemistehaseid, vaid ka logistikat, mis toimetab naftatooteid Venemaa keskossa. Huvitav on see, et Venemaal endal on järsult kasvanud nõudlus autodele gaasiballonseadmete paigaldamise järele. Juunis kasvas ümberehitustaotluste arv 35% võrreldes märtsi ja aprilliga. Samal ajal on järjekord auto GBO-ga varustamiseks veninud järgmise 3 kuu peale. Täna kirjutab sellest ka Venemaa väljaanne Kommersant ja kirjutab, et teenused, mis sellega tegelevad, on šokis. Ütlevad, et nad tegelevad ümberehitusega ja paigaldavad autodele vajalikku varustust. Samal ajal on ümberehitusteenustel raskusi vajaliku varustuse hankimisega. Üldiselt on bensiiniga olukord nii kehv, et venelased on hakanud üle minema gaasile.
autohuvilised teavad väga hästi, et esiteks kaotab auto võimsust, kui minna üle gaasile. Teiseks tuleb seda palju sagedamini hooldada. Ja kolmandaks, see sureb palju kiiremini ära. Siin on oluline märkida, et praegu on Vene propaganda Granda hakanud levitama videoid järjekordadest Ukraina tanklates riigi piiriäärsetes piirkondades. Asi on selles, et viimastel päevadel ründavad venelased raevukalt just tanklaid Ukrainas, eelkõige rinde lähedastes ja piiriäärsetes linnades. Ja on ilmselge, miks nad seda teevad. Selleks, et proovida venelaste tähelepanu nende enda probleemidelt kõrvale juhtida ja öelda, kuulge, ukrainlastel on samamoodi, isegi mitte samamoodi, vaid hullem. Vaadake, kas te arvate, et olete ainsad, kes seisavad järjekorras tanklasse? Ukrainlastel on täpselt samamoodi. Ja just selles ongi kogu Venemaa olemus. Neil ei ole normaalset elu vaja. Keskmisele venemaalasele ei ole normaalset elu vaja. Talle on oluline, et naabritel oleks halvemini. See ongi, ma ei tea, venemaalase geneetiline kood, et naabritel oleks halvemini. Kui naabritel on paremini, siis see on halb. Ta ei hakka ise arenema, ta ei hakka enda olukorda parandama. Ta püüab teha kõik, et naabril oleks halvemini. Ja selle taustal hakkasid venemaalased kuidagi oma elatustasemega rahul olematud olema. Venemaalaste osakaal, kes kurdavad, et nende elatustase langeb, jõudis 2026 aastal 20 aasta kõrgeima tasemeni. Seda näitas uurimisteenistuse Gal Klapi küsitlus. Edasi toon nende tsitaadi. Varsti pärast täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse, kui Venemaa lootis vallutada Kiievi. Mõne päevaga koondus venelaste avalik arvamus lipu ümber ja inimesed hakkasid paljusid elu külgi oluliselt positiivsemalt nägema. 4,5 aastat hiljem on pessimism asendanud algse optimismi. Lootused Vladimir Putini ja Donald Trumpi kokkuleppele ei täitunud. Vene linnad on iga päev droonirünnakute all. Inflatsioon kiireneb ning venelaste endi hinnangul ületab inflatsioon ametlikke Rostati andmeid 2,5 korda. Selle tulemusena on venelaste usaldus armee ja valitsuse vastu langenud ajaloo suurimale tasemele. Sõda on jõudnud venelaste igapäevaellu. Kremlil on üha raskem säilitada majandusliku normaalsuse illusiooni. Ja siis äkki algas segadus Venemaa Föderatsiooni riigiduumas. Vene võimud vaikivad maha riigis puhkanud kütusekriisi ulatust, mis tekkis Ukraina rünnakute tõttu naftatöötlemistehastele. Sellest teatas riigiduuma perekaitsekomisjoni juht Nina Astanina. Järgneb tema tsitaat. Miks vastutav asepeaminister ei ütle ausalt, et peaaegu kolmandik naftatöötlemistehastest on rivist väljas? Ja miks ei kavatse ei tema ega teised vastutavad asepeaministrid ja ministrid selle olukorra tõttu erakorralisi meetmeid kehtestada? Lõppude lõpuks võib riik jääda ilma leivata, mis rahvusvaheliste sanktsioonide tingimustes on surmaga võrdne. Mille kohta ta seda ütleb, küsite teie? Asi on selles, et enne seda hakkasid Venemaa lõunapiirkondade põllumehed mingil põhjusel kurtma diislikütuse puuduse üle. Samuti kurtsid nad selle kütuse järsu hinnatõusu üle vahetult enne koristuskampaaniat. Ehk siis lõikus on ees. Aga põllumeestel lihtsalt pole diislikütust ja nad teadmata miks kurdavad selle üle. Ütlevad, kus on diislikütus? Tuletan meelde, et Ukraina relvajõud on suurendanud rünnakuid Venemaa naftatöötamistehaste vastu. Selle tulemusena on naftatöötamine Kesk-Venemaal sisuliselt peatunud. Ja naftatöötlemistehaste koormus on langenud madalaimale tasemele alates 2009. aastast. Selle taustal on ametlikult kehtestanud kütuse müügipiirangud üle 40 regiooni, sealhulgas okupeeritud Ukraina alad. Samal ajal laekusid kaebused tegelike, mitte ainult ametlike, vaid ka tegelike tarnete katkestuste, tühjade ja suletud tanklate kohta 80-85 Venemaa Föderatsiooni regioonist. Samal ajal tunnistas Vladimir Putin varem, et Ukraina relvajõudude rünnakud Venemaa taristule tekitavad probleeme ja põhjustavad teatud kütusepuudust. Samal ajal kinnitas ta, et tsitaat, kõik kahjustatud objektid taastatakse üsna kiiresti ja kõik töötab meil stabiilselt. Ja teate, selles kohas tahan öelda kõigile neile venelastele, kes vaatavad minu saateid ja kes julgevad oma suu avada ning kommentaaridesse kirjutada, et see, mis täna Kiievi kohal lendas, on vastulöögi. Kuulake hoolikalt.
On olemas selline mõiste nagu põhjus-tagajärg seosed. Ma soovitan igal ühel teist otse Googles, te ju ilmselt ei kasuta Google'it, ükskõik millises otsingumootoris, sisestada põhjus-tagajärg seosed. Ja seal seletad teile tehisintellekt, mis see on. Just nimelt, pesemata Venemaa annekteeris 2014 aastal Krimmi ja tungis Donbassi. Just Venemaa alustas 2022 aastal täiemahulist sõda Ukraina vastu, seega on Venemaa agressor. Kõik, mida Ukraina teeb, on vastulöögid. Kõik, mida Venemaa teeb. See on agressiooniaktide toimepanemine, millele Ukraina on sunnitud vastama. Kõik. Punkt. Kõik, mida Venemaa teeb, on agressiooniakt, aga mitte mingil juhul vastumeetmed. Vastumeetmed oleksid siis, kui Ukraina oleks sõda alustanud, kui Ukraina oleks esimesena Venemaad rünnanud. Kui Ukraina oleks okupeerinud osa Venemaast, siis nimetataks kõiki Venemaa tegevusi vastumeetmeteks või enesekaitseks. Praeguses olukorras on Venemaa agressor, pealegi metsik, barbaarne agressor, kes pommitab rahulikke linnu, lööb elumajade pihta, haiglate pihta ja nii edasi. Nii, ja veel üks asi. Pole vaja kirjutada, kus te olite 8 aastat. Ukraina pommitas Donbassi 8 aastat, isegi kui see nii oli. Oletame hüpoteetiliselt teie väikeses ajus, et see on nii. Ukraina pommitas Donbassi. Mis pistmis teil on Ukraina Donbassi asjadega? See on suveräänse riigi territoorium, kuhu teie, metslased ja barbarid tulite kohale, hakkasite oma õigusi nõudma ja alasid hõivama. Ma loodan, et ma selgitasin kõik täiesti selgelt ära. Ja selle taustal on kütusekriis juba tõstnud tanklate hinnad Venemaa regioonides kõrgemale kui Ameerikas. Ja see mõjub majandusele väga rängalt. Juba 12. Venemaa Föderatsiooni subjektis maksab ametlikult 92 oktanarvuga bensiin rohkem kui selle analoog Ameerika Ühendriikides, sest seal nimetatakse seda regulaariks. Seda kinnitab Rostati statistika ja Ameerika Autoliidu andmetel maksab regulaar USAs keskmiselt $1 liitri kohta, mis on 78,32 rubla, vastavalt Venemaa panga ametlikule kursile 29 juuni seisuga, sest neil olid viimased andmed kuni 29. juunini. Venemaa regioonides on kütuse hind juba lähemal või isegi üle 80 rubla liitri kohta. Näiteks Kamtšatkal maksab bensiin juba 85,5 rubla liitri kohta, Dagestanis peaaegu 90 rubla, Tšetšeenias veidi üle 90 rubla ja Tüva vabariigis 97,5 rubla, see on ametlikult. Samal ajal ületavad tegelikult bensiinhinnad näiteks okupeeritud Krimmis mitmekordselt need ametliku statistikas avaldatud hinnad. Need ulatuvad 200 rublani liitri eest ja see on siis, kui te suudate seda ametlikult osta. Kui ei suuda, siis vahendajatelt ostes maksate veelgi rohkem. Samal ajal tasub märkida, et nafta hinnad langevad ja see on juba 3. järjestikune sessioon, mil need jätkavad langust. Pärast seda, kui Katar teatas edusammudest kaudsetes läbirääkimistes Washingtoni ja Teherani vahel, mis keskenduvad Hormuzi väinale. Nii ongi, Brendi toornafta futuurid juba langenud $70 barreli kohta. See tähendab, et Venemaa Uralsi nafta hind langeb lähemale $50 barreli kohta. Ja see tähendab, et kogu see naftast saadav ülikasum Kremlile saab otsa. Analüütikud saatsid täna tervitused Euroopa liidritele. Venemaa kasutas varifruuti tankereid NATO sõjalise infrastruktuuri luureks Euroopa riikides, et tuvastada õhutõrjesüsteemi nõrgad kohad. Sellise järelduse tegid Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi analüütikud. Avaldatud aruande kohaselt registreeriti ajavahemikus august 2024 kuni veebruar 2026 ametlikult 144 juhtumit, kus Vene droonid lendasid 10 NATO riigi ja Iirimaa territooriumile, mille tagajärjel tekkis mõnel juhul tõsiseid häireid, näiteks suurte lennujaamade sulgemine. Ligikaudu pooled registreeritud Vene droonide avastamise juhtumitest puudutasid just sõjalisi objekte. Aruande kohaselt ilmusid droonid mitmete strateegiliste objektide kohale, sealhulgas ladustamiskohtade, Ameerika tuumapommide hoidate ja Prantsuse ballistiliste rakettidega allveelaevade baasi kohale.
Need juhtumid said osaks Venemaa Föderatsiooni ulatuslikust kampaaniast kasutada droone Euroopa kohal ning nende eesmärk oli kaardistada ja testida Euroopa õhutõrjesüsteeme, mis on mõeldud tõsisemate ohtude nagu raketid, pommitajad ja hävitajad tõrjumiseks. Sellest kirjutatakse aruandes. Kuid neil süsteemidel tekib raskusi madalal lendavate, aeglaste ja suurte seadmete, mitte väikeste seadmete, sealhulgas droonide jälgimisega. Ja siin on teile järgmine tsitaat instituudi aruandest. Me peame tõenäoliseks, et Venemaaga seotud laevu ja nende varilaevastikku kasutati merelistel platvormidel droonide signaalide käivitamiseks, pealtkuulamiseks või edastamiseks. Droonide sissetungide ohvriks langenud Euroopa riigid, nende seas Saksamaa, Taani, Belgia, Holland ja teised, püüdsid enamasti vältida Venemaale vastutuse omistamist, kuigi seosed on ilmsed. Euroopa reaktsiooni hinnang on ebaühtlane ja killustatud. Süüdlase tuvastamine toimub äärmiselt aeglaselt ning vastumeetmed on sageli ebaproportsionaalsed. Ja analüütikute sõnul on droonide vähene aktiivsus Vahemerel suuresti seletatav piirkonna arenenumate võimekustega, eriti mereseire ja Ameerika allveelaevade kasutamise osas. Siil on palju raskem märkamatult liikuda, rääkimata droonide käivitamisest. Seetõttu ei liigu varilaevastiku tankerid seal nii tihti, nagu nad seda teevad Läänemeres. Ja uurimuse kaasautor Louise Bern märkis, et mõned valitsused uurivad neid juhtumeid aktiivselt, kuigi avalikult on nad justkui teinud näo, et on selle kõik unustanud. Kõik. Samas tema sõnul, kui 2026 aasta alguses hakkasid Euroopa riigid, eelkõige Prantsusmaa, peatama ja läbi otsima Venemaa varilaevastiku tankereid, lõppesid drooniintsidendid peaaegu täielikult. See tõestab vaid seda, et venelased kasutasid neid tankereid droonide väljalaskmiseks, aga kui neid hakati läbi otsima ja kontrollima, otsustasid nad selle lõpetada. Selle taustal lubas Euroopa Liit hiljuti kasutada sõjalaevu varitankerite kinnipidamiseks ja läbiotsimiseks Vahemerel, lõpuks ometi. Ja Ukraina, kes on juba rünnanud umbes tosinat sellist laeva, kutsus ÜRO-le saadetud pöördumises üles tunnistama varilaevastiku tankereid seaduslikeks sõjalisteks sihtmärkideks. Seega on oluline märkida, et eurooplased tegutsevad, ehkki vaikselt, ja tundub, et varilaevastiku ajastu hakkab tasapisi lõppema. Saksamaal astus täna kohtu ette esimene ja ainus kinnipeetud kahtlusalune, keda süüdistatakse Nord Streami gaasitoru terrorirünnakute korraldamises. See on 50-aastane Ukraina kodanik. Saksamaa föderaalprokuratuur süüdistab teda tsiviilenergia infrastruktuuri ründamises, mida rahvusvahelise kriminaalõiguse kohaselt peetakse sõjakuriteoks. Samuti süüdistatakse kahtlusalus plahvatuse korraldamises, kasutades kahtlustatavat lõhkeainet ning rajatiste hävitamises. Nii et Saksamaa süüdistuse versiooni kohaselt Sergei K. umbes kuni 2015 aastani töötas Ukraina julgeolekuteenistuses ja juhtis 7-liikmelist rühma, kes väidetavalt korraldasid plahvatuse Balti mere põhjas asuvas gaasitorus 2022 aasta septembris. 2022. Aasta suve lõpus saabus süüdistatav objektile renditud purjeka Andromeda pardal koos 4 professionaalse sukelduja, lõhkeaineeksperdi ja kapteniga. Pärast seda paigaldas meeskond umbes 80 meetri sügavusele mitu lõhkeseadeldist, mis olid valmistatud suure jõudlusega heksogeeni ja oktogeeni segust. 26. septembril hävitati korraga 3 Nord Streami torujuhet. Ja uurijad leidsid Andromeda talvekohas, jahil, Rügeni saarel, heksogeeni ja oktogeeni segujälgi. Muide, oktogeen on aine, mida kasutavad just sõjaväelased. Need proovid langesid kokku nendega, mis võeti põhjavoolu purustatud torujuhtmetelt. Samuti leiti jahtilt sõrmejälgi, must T-särk koos säilinud juustega, nokkmüts, termos ja mitu kasutatud kohvitassi. Ja nüüd Saksamaa föderaalse prokuratuuri andmetel kahtlustatakse 7 Ukrainast kuulumises eriüksuse rühma, mis väidetavalt korraldas plahvatuse. Üks neist on juba kahjuks hukkunud sõjas, mille Venemaa on Ukraina vastu alustanud.
uurimise andmetel oli terroriaktide toimepanemise hetkel Sergei K., kes on alates eelmise aasta novembris Saksamaal vahi all. Ukraina armee sõjaväelane, mida kinnitab tema sõjaväepilet. Mees peeti kinni juba 2025 aasta suvel puhkuse ajal Itaalias. Saksamaa föderaalse kohtu andmetel Sergei K. teenis Ukraina relvajõudude eliitüksuses ohvitseri auastmes. Ja nüüd on Saksamaa föderaalse kohtukoja 2025 aasta detsembri otsuses öeldud, et Nord Streami torujuhtmete õhkimine viidi suure tõenäosusega ellu välisriigi tellimusel. Luureteenistuse operatsiooni raames. No, luureteenistus. Selle dokumendi põhjal lasub vastutus nende operatsioonide eest Kiievi riigiasutustel. Avaldatud avalduses ütlevad Saksamaa prokurörid, et plahvatuse tellijaks olid, tsitaat, Ukraina riigiasutused. Ja samuti dokumendi kohaselt pidid kaasosalised Kiievis saadud käsu alusel korraldama plahvatuse. Tsiteerin. Eesmärgiga täielikult peatada gaasitarned nende torujuhtmete kaudu ja võtta Venemaalt võimalus kasutada maagaasi müügist saadavat tulu sõjategevuse rahastamiseks, mis on loogiline. Sergei K. ise lükkab kõik süüdistused tagasi. Nagu näete, Ukraina seda teemat praegu avalikult ei kommenteeri ja muide teeb õigesti. Olen kindel, et diplomaatilisel tasandil peetakse selle juhtumi üle kindlasti läbirääkimisi. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage jätta like. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head.